tere, Neitsi Zodiaagi märgi esindajad. Tänased kaardid on inspireeritud 29. märtsil algavast osalisest päikesevarjutusest. Igasugune varjutus muudab midagi kuskil ja mitte ainult täna ega homme, vaid pikemas perspektiivis. 3 kuud, pool aastat ja mõnikord isegi ka terve aasta. Ja lisaks siis märtsi lõpus läheb ka suur planeet Neptuun kalade märgist jäära märki. Jäär, kes on mina, mis on teotahteline ja võimeline minema läbi seinte, siis need energiad ju vahetuvad. Ja on ka noor kuu tulemas, nii et seda energiat on hästi palju võib-olla ja segadust tekitav, aga see lugemine on ka see, et sa ei pea nagu kinni jääma, et kui ma nüüd vaatan, siis pärast ei ole enam mõtet. Täpselt samuti võid vaadata see 3 kuu pärast, poole aasta pärast. Nii, ja sulle tuli välja, armas Neitsi, tuli vares ja mina oleks tahtnud kohe ütelda see tarviline vara siin selle kaardiga, et kas sa usud või kas sa oled tähele pannud, kui palju asju sa oskad teha? Oled? Või teised ütlevad, et kuule, sa oskad seda ja miks sa siis seda ei tee ja aga võiksid ju seda ka veel teha. Ja sina nagu mõtled, jaa, ma tean, aga äkki see ei ole ikka veel päris valmis ja äkki seda ma peaksin lihvima. Et sellist natukene, isegi see ei ole nagu segadus, vaid võib-olla on natukene usu endasse puudumine, see sõna, et usu rohkem iseendasse, armas Neitsi. Et sa tegelikult tead, kes sa oled, aga nüüd on võib-olla hetk, mitte võib-olla, nüüd on see hetk, kus sa peaksid nagu välja paistma oma nende oskustega. Ja nagu truuks jääma, mitte nagu tagasi, ah, mis nüüd mina, vaid et nii, seda ma oskan ja ma hakkan seda tegema. Ära hakka mingisuguseid mitte illusioone, vaid sihukest tagurpidi käiku sisse uuesti panema, vaid usu endasse, sest vaata, siia kõrvale olen ma tõmmanud kuu oraakli siis kaardid ja sulle on välja tulnud valge kuujumalanna kaart. Ateena, sõja jumalanna kaart on sulle välja tulnud. Siis ta annab sulle ja ütleb, et ega kõik ei saagi väga lihtsalt korda loksuda. Sa pead ise midagi tegema. Mõnikord peab võtma siis mõõga kätte ja edasi liikuma. Mõnikord on vaja tõesti kaitseks tõsta siis kilp siin, sest vaata, see Ateena on siin kindlustatud, tal on siin jalakaitsmed ja tal on kõik sul kiiver peas, et ta näitab, et sul on täiesti ohutu liikuda ükskõik millises suunas sa parasjagu tahad liikuda. Ja Ateena oli põllumajandusega seotud, kunstidega seotud, ta oli naiste käsitöö patroon. Nii et pigem on see, et mida sina oskad, siis ta tuleb kaitsma ja ütlema, et palun, sul on hästi palju sünnipäraseid andeid ja oskusi, siis sa saad ära kasutada seda teiste hüvanguks, iseenda arenguks. Palun, hakka tegutsema, hakka rakendama oma võimeid teiste teenimisel ja siis sa saad nagu seda rahu enda sisse. Et nii et püüab, ta ütleb ka, et kui sa ei oska, siis püüa nagu loominguliselt siis veel mõtelda. Ja kuna siin on välja tulnud kaksikud, õhumärk, siis
siis avarda ka silmaringi, kui on vaja, kuigi mulle tundub, et sul ei ole enam seda vaja. Nii et ära siis laiali valgu muidugi, sest kaksik mõnikord oma asjadega võib laiali valguda. Võta see üks, kaks, kolm asja ära, siis rohkem võta ja keskendu nendele. Ja kuna kaksikud on välja tulnud, siis võib sinu jaoks vaadeldava küsimuse nagu see tähtis kuu olla siis juuni kuu, või on sul keegi inimene, kes on just kaksikute tähemärgis, kes, ma ei tea, hakkab sulle näiteks reklaami tegema, miks ka mitte. Kõige lõpuks on väljas siis ka kuu majakaart. Ja selle sõna on soov silma paista, saad sa aru? Kõik on õige. Tegelikult ongi viimane aeg sul välja tulla ja silma paista oma oskustega. Siin sa näed, et siin on särav täiskuu, mis ütleb, et tule valguse kätte. Kõik need oskused, kõik on siin olemas. Sul on arukust, sul on analüüsivõimet, ära analüüsi üle, hakka tegutsema. Saturn ja Veenuse ühendus, nad on natukene ka, sul peab olema natukene auahnust. Sellepärast, et vaata muidu ei jõuagi kuskile, ei vastutusrikkale kohale ega mitte midagi tehtud ei saa, kui peab natuke ennast kergitama ka. See on see koera saba kergitamine. Veenus ja Saturn mõlemad on ka muidugi omamishimulised, kui nad nagu koos on. aga see ei ole nagu negatiivses võtmes, vaid see ongi see, et mina annan ja mina võtan ja tahad seda, et see oleks väärtuspõhine ja see oleks tasakaalus. Et tähendab, sa pead ka materiaalset kasu saama kõigist sellest, mis sa teed, ei tohi. Veenus on see, kes ütleb, et peab olema, mina annan seda ja teie annate seda vastu, see peab olema, muidu ei toimi see. nii et praegu võtagi vastu tunnustused, et sa oskad. Ole mingisuguse kildkonna või mingi sõpruskonna juht, mis lubab siin see Ateena olla, võta see enda kätte. Aga nagu see Saturn ikka ütleb ja tuletab meelde, et ükskõik, millist positsiooni sa tahad saavutada, mida sa elus üldse tahad kuhugi jõuda, tuleb sul asja põhjalikult planeerida, ette mõtelda, sest siin see Neitsi on ka ju kogu süsteemi valdaja, et mida, kuidas ja kui kaugele. nii et Neitsi, ära kahtle oma oskustes, ole lugupidav iseenda suhtes ja astu järgmine samm. aitäh sulle!